tervist, mina olen Illar Kohvinavalt ja täna on 8. aprill aastal 2018 ja ma tahaksin jällegi juttu teha raadiost Elmar. No, üks mõttetu jama raadio, mis on ülbust täis, nagu ikka. Ja täna ma leppisin Facebooki teel Tiitse ja Eiki Ainsuga kokku, et teeme niimoodi, et saadame mõlemad tervituskirjad Elmari raadiosse. Ja siis vaatame, et kuidas sellesse suhtutakse, et saatejuhiks oli Kristiina Kraus. Mina saatsin e-kaartina ja panin see linnuks juurde, et kui kaart avatakse, et siis mina näen, kui teda avatakse. Ja siis Eiki Ainsalu saatis selle tervitusteksti mulle näha, mida ta siis kirjutanud oli sinna. Ja ma loengi nüüd mõlemad tervitustekstid ette. Tiitse Eiki Ainsalu saatis Elmarisse sükse tervitusteksti, et tervitan oma kallist peret ja oma sõpru Merkat Rakverest, Ergot Pärnust, Illar Kohvinavalt, Merikest, Tarvot ja teisi Tartust. Soovilugu oleks Ergo Korp, vastuseid tean. Eiki Ainsalu kiri loeti muidugi ette, aga loomulikult see, et Illar Kohvinavalt, see jäeti eetrisse lugemata. Ja siis minu kiri on selline, et Illar Kohv tervitab saatejuht Kristiina Krausi ning Tiitse Eiki Ainsalut perega Tartus, Iljakohvi, Leida Kaske, Maret Eerot Järvakandis, Maarja Liilja Raabi, Luule Sillaotsa Sindis, Pärnu Toidupanga töökat kollektiivi ning Marella ja Veeliks Vaherit ja siis palusin soovilauluks ansamblis president vastus päikest vihma käes. Nii, minu saadetud e-kaart kenasti avati, aga loomulikult seda eetrisse ei loetud. Ja siis ma võisin esimest korda kätte selle, et valisin Elmari raadio peatoimetaja Mari-Liis Maniku mobiilinumbri ja helistasin. Ja siis tuli vastama, Mari-Liis kuuleb ja siis ma käratsen talle peale, et mis pärast niimoodi toimub, et Illar Kohvi kirju eetrisse jätkuvalt ei loeta. Siis see Mari-Liis kohkus ära, appikene on ju pühapäev. As olla pühapäev, aga kui sa siukene madu oled, et siis tuleb teha sulle niimoodi, et sulle pühapäev kingerahu ei ole. Kui siukse asi Elmaris ära lõpe sõnaga, et teatud tervituste jälle eetrisse jätkuvalt ja loetes tuleb Elmar maatasa teha. Maatasa. Ja seda saab teha igat moodi, kui tarvis on. Kui sina raisk oled selline, et ülbad edasi, siis sul hingerahu ei saa olema. Nii ütlen mina Illar Kohvinavalt.